mõttes kõik alguse sai, seda mina ei oska täpselt ütelda, sest mina Rocca al Mare kooli jumalateenistustega liitusin, ma arvan, 2. aastal. Aga miks lahutamatult sai osaks Rocca al Mare kooli sellisest identiteedist, et jõuluajal minnakse pidama jõuluteenistust kirikusse, siis seda peab küsima kooli loojate käest. Aga siia Kaarli kirikusse nüüd võib minna natukene sassi. Kindlasti esimesel aastal ei käidud Kaarli kirikusse, aga käidi esimesel aastal Toomkirikus ja siis tuldi Kaarli kirikusse. Miks see täpselt nii oli, et esimene aasta Toomis oli ja siis Kaarlisse ja miks üldse Kaarlisse, siis ega ma seda ka väga täpselt ei oska ütelda, aga võin ütelda küll seda, et minu side Kaarli koguduse vaimulikuna ja Rocca al Mare kooliga tekkis just tänu sellele teenistusele, sest sisuliselt peale seda esimest teenistust, kui mina Rocca al Mare kooli tulin ja seal olin päris palju aastaid. See teenistus on minu arust väga oluline ja just, et ta on teenistusena on oluline, sellepärast, et võib ka pidada kontserte, kus õpetaja tuleb ja räägib, aga kui me tuleme kirikusse, siis ta võiks ikkagi olla midagi rohkem kui lihtsalt kontsert, kus õpetaja räägib. Ja RAM on teinud seda, et meil on see kooli kokkusaamine on ikkagi jõulu jumalateenistus, kus koorid ka laulavad. Kuigi ma tean, et teised tahavad öelda, et meil on nagu kontsert jumalateenistus, siis ei, mina ütleksin, et tegemist on jumalateenistusega, kus osalevad kooli koorid. Ja see on selles mõttes, sisulises mõttes väga oluline ja tähtis ja ma ütlen veel kord, mul on hea meel, et seda Rocca al Mare kool teeb. Ja sellega tegelikult ma arvan, et on väga suur lisandväärtus selle koolipere selline koos olemisele ja toimimisele ja ühisele hingamisele. Ja selles mõttes on see väga tore ja vahva.